Nomo äpp ja Nomo platvorm. Ja osad on võib-olla Nomoga kokku puutunud, miks Nomo on võib-olla nii eriline ja miks ma ise näen tal potentsiaali on esiteks see, et ta annab massidele selle lihtsa ligipääsu digitaalsesse maailma. Tegemist on äpiga, mis on siis detsentraliseeritud. Mis see tähendab? See tähendab seda, et sul on võimalik seal äpis hoida siis oma digitaalset vara ja selles ma olen üsna veendunud, et kõik läheb täna digitaalseks järgnevate aastate jooksul ja oluline on see, et kus sa hoiad, kas sinul on sinna ligipääs või on kellegi kolmandal osapoolel veel. Siis täna me teame seda, et Nomo äpp on detsentraliseeritud ja sinul on ainult ligipääs, sa saad hoida seal oma digitaalset vara turvaliselt, ehk ta on sinu digirahakott. Mis ta veel on? Lisaks on sinna sisse ehitatud maailma esimene detsentraliseeritud messenger, mis tähendab seda, et see on ka suhtlusplatvorm, kus sul on võimalik inimestega suhelda, helistada, teha häälsõnumeid, teha videokõnesid, luua erinevaid gruppe. Lihtsalt erinevus on nüüd selles, et see on ka jällegi detsentraalne, mis tähendab seda, et sinu info, mida sa jagad teistega, seda ei salvestata kuskile serverisse, vaid see läheb otse plokiahela tehnoloogiasse meie smart chain'i peale ja see on seal kaitstud kolmandate osapoolte eest. Ja täna ma tean jällegi, et väga paljud sotsiaalmeedia platvormid piiravad, inimesi ei saa mingisuguseid toiminguid seal teha, siis see on väga-väga huvitav lahendus, kui sa tahad, et sinu info ja vestlused oleksid 100% privaatsed. Ja tänu sellele messengerile ja tänu sellele Nomo äpp koostööle on nüüd võimalus inimestel väga lihtsalt saata ka digitaalset vara läbi selle messengeri. Sest ennem oli väga suur probleem just tavainimese jaoks see, et okei, ma tahan krüptot saata ühest rahakotist teise, siis keegi peab saatma mulle selle rahakoti aadressi, üldjuhul on need hästi pikad sellised koodid ja kui seal tuleb mingi viga sisse, siis see digitaalne vara ei jõua sinna teise rahakotti. Siis mida see messenger teeb, ta lihtsustab, sa ei pea enam panema kuskile mingisuguseid rahakoti aadresse, vaid sul on seal messengeri vestluses inimesed, kellega sa tahad suhelda ja lihtsalt sa panedki, saadan temale digitaalset vara ja automaatselt ühest sellest digitaalsest rahakotist teise liigub see digitaalne vara kiiresti, hetkega ja lisaks on need teenustasud sentides, et väga-väga oluline. Ja loomulikult sinna Nomo äppi tuleb veel ka meie enda krüpto debit kaart, millega ta on ära ühendatud. Kõik need tokeniseerimisprojektid, millest sa osa võtad, nad hakkavad otse siis kaevandama sulle sinna samasse Nomo äppi. See Nomo äpp on ühendatud ära meie enda NFT marketplace'iga, sa saad seal steikida. Ühesõnaga, see on väga palju asju sees. Aga mis on nüüd veel üks väga oluline faktor, mis mind kõnetab selle Nomo äpi tokeniseerimise juures, on selline lahendus nagu Webon. Ja mis asi on Webon? See on midagi sarnast täna, kui sa võtad täna näiteks Google Play poe või võtad täna näiteks Apple Store'i. Kui täna keegi tahab endale mingit äppi alla laadida, siis selleks on praktiliselt kaks võimalust. Kui sul on Android, siis sa lähed Google Play poodi, kui sul on Apple, siis sa lähed Apple Store'i. Kaks kohta. Ja seal platvormi peal on kõik äpid olemas. Nüüd, mida teeb Nomo? Nomo loob platvormi. Lisaks kõigele sellele, millest me eelnevalt juba rääkisin, saab olema ta siis platvorm, kuhu saavad erinevad ettevõtted panna üles enda äppe, rakendusi, mis on siis üles ehitatud plokiahela tehnoloogia peale, mis on üles ehitatud Web3 peale. Ja täna sellist platvormi veel ei eksisteeri ja kus see idee üldse tuli, oli sellepärast, et näiteks Apple Store ja see Google Play Store ei lase teatud funktsioone ülesse, näiteks nagu swap, et sa ei saa erinevaid krüptovarasid vahetada või swappida, sellepärast nad ei lase neid funktsioone, et nad tahavad ise luua neid asju. Nüüd Nomo tegi ise sellise platvormi ja annab võimaluse ilma piiranguteta kõigil plokiahela tehnoloogial põhinevatel rakendustel, Web3-l põhineval rakendustel lisada enda rakendused siis siia Webon platvormi peale. Neosentec Z1 telefon. Esiteks, selle telefoni sisse on ehitatud Nomo äpp. Ja kui sa ei tea, mis on täna Nomo äpp, siis Nomo äpp on selline aplikatsioon, kus sa saad hoida täna oma digitaalset vara, sest kõik läheb täna digitaalseks, ma usun, et sellest saad juba aru saanud, oma digitaalset vara turvaliselt, sest see äpp on detsentraalne, kus mitte kellelgi teisel sinna ligipääsu ei ole, välja arvatud ainult sinul kui selle äpi omanikul. Lisaks sul on võimalus digitaalset vara siis saata hästi lihtsalt,
hästi mugavalt teistele inimestele. See on väga odavate tasudega ja tehtud hästi lihtsaks. Lisaks sul on võimalik läbi Messengeri suhelda siis teiste inimestega turvaliselt, kus sinu info on 100% nii-öelda kaitstud, sest see Messenger on täpselt samamoodi detsentraalne. Ehk üks väga oluline asi on juba siia sisse integreeritud ja teine asi, mis siia kohe selle telefoni sisse integreeritakse ja mis saab sellel olema, on siis esimene krüptopank, mis alustab juba koheselt, mis on siis litsenseeritud ja selleks on siis Neo1.